katsetaja nagu ma olen, hakkan ma seekord proovima teha kodus tehtud veini. Ehk siis selleks on vaja ainult 3 koostisosa. Ei ole mitte midagi keerulist. Nii, need koostisosad siis on valge suhkur, erinevad mahlad, ma teen 3 erinevaga ja kuivpärmi. Ei pea olema mingi special kuivpärm, vaid sobib ka täiesti tavaline. Nii et hakkame katsetama. Esialgu ma siis panen need mahlad, panen tühjadesse veepudelitesse, kuna mul on vaja natukene ruumi, et suhkur lisada ja et ta fermenteeriks, siis tal on vaja natukene sinna ruumi. Nii, ühesõnaga, ma lisan mahlad siia sisse. Panin siis mahlad, panin ümber siia pudelitesse. Mina kasutasin, sa võid ükskõik muidugi millist kasutada oma maitse järgi. Mina panin viinamarja, multinektari ja õunamahla. Järgmiseks võtame sellise mõõtetopsiku, mis on siis half a cup inglise keeles, muidu on see 125 milliliitrit siukene mõõteanum. Selle paneme suhkurt täis, täiesti tavaline valge suhkur. Siis võtame sellise lehtri, paneme selle siia sisse ja valame suhkru pudelisse. See on mul siis õunamahl. Kui suhkur on pudelis, siis lihtsalt mitte midagi muud ei ole. Kui võtate kätte, loksutate, kuni suhkur on ära sulanud. Suhkur on siis pudelites kenasti ära rahustunud ja nagu te näete, mõnus vahuke on peal, sest et segamist oli päris korralikult. Et suhkur peab ilusti ära segunema selle mahlaga. Ja nüüd läheb sisse 1 teelusika täis pärmi kõikidesse pudelitesse. Ja siis uuesti natukene loksutada, või mitte nagu kõvasti, aga niimoodi, et ta seguneks ära. Kui pärm on sisse segatud, siis sul ei ole vaja mingisugust special equipmenti, mitte mingisuguseid õhupalle või õhukindlat lokki, mis siia peale panna. Sa võta lihtsalt, lihtsama kontrolli jaoks rebi see kork ära. Aps. Ja siis selleks, et õhk läbi käiks, keera seda õrnalt kinni, sest et ta hakkab CO2 hakkab eritama ja see peab olema niimoodi, et sa saad nagu teda pigistada ja õhk käib läbi. Et sul on nagu selles suhtes, et õhk käib läbi, aga mitte ühtegi bakterit ega midagi ei lähe sinna sisse, kuna kork on nagu sisuliselt selles mõttes peal. Aga peaasi, et õhk saaks välja. Midagi sisse ei saa, aga õhk saab kenasti välja. Sest muidu, kui õhk välja ei saa, siis ta võib plahvatada. Nii. Ja siis paned ta 9 päevaks seisma, et siis kui ta kuskil 2.–3. päeval hakkab mullitama, siis sa tead, et fermenteerimisprotsess toimub ja siis kui 9 päeva on möödas, siis üldjuhul, kuidas sa saad aru, et ta valmis on, et ta enam ei mullita, siis tuleb teda lihtsalt ümber villida, aga sinnani me veel jõuame. Ühesõnaga, ma kordan kõiki protsesse nende teiste pudelitega samamoodi ja 9 päevaks seisma ja fermenteerima ta läheb. Soojamas kohas toimub see protsess muidugi kiiremini, aga minu arvates 9 päeva on väga lühikene aeg, nii et järgmise korrani. Siis kui 9 päeva on möödas, siis jätkame videoga ja proovime ka. Täna on siis 21. Minu enda tehtud veints on valmis, nii et proovime. Esimene emotsioon. Nii, siin on mul siis multinektari oma. Ma ütlen ausalt, täiesti nagu valge veintsi lõhn on juures. Ink on live. Kange kraam, ma ütlen ausalt. See on real deal. Ja kõik inimesed, kes panid mulle kommentaariumisse oma negatiivsust, et ei ole nii lihtne seda veintsi asju teha. Tegelikult ikka on küll, kõik on peas kinni. Et selles mõttes, et me ise kujundame oma reaalsuse ja minu jaoks on alati see elu, sul on alati need easy mode'id on olemas. Sa pead lihtsalt ise ennast sinna levelile ja lainele mõtestama. Siis ongi kõik elus väga lihtne. Nii, aga kusjuures, oh my god, ma ütlen ausalt, ma olen juba mingi 1 pokaali vist ära joonud ja ma tunnen, et mul on sees täiesti soe olla. Unreal. Väga hull, et väga nagu kange kraam, et see sakib korralikult, selles mõttes ma ei hakka isegi valetama.
Vau, ma nüüd mekin selle lõpuni ära. Ja siis õuna oma on ka veel. Viinamarja oma veel läheb natukene aega, aga õuna ja multinektar igatahes said valmis. Nüüd siis õuna nektarist tehtud veints. Proovime järgi. See õuna oma on veel parem. Õuna oma on mu lemmik ilmselt praegu. See multinektari oma on ka, nagu nad on suht üks ühele, aga multinektaril on selles mõttes, tal on mingisugused puuviljased noodid on juures, aga õun on ikka siuke nagu mingi kvaliteetne selline valge kuiv vein, mis sa poest ostad, et uskumatult hea ja ainult 9 päevaga. God damn, ma teadsin, et ma olen Jeesus taas sündinud. No cap.